Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Keskpäevatund. Kuidas läks sul see mäng? Kui puudub trump võitu, siis ei saa. Äss on küll käes, jälle loodad sa, kuid kaotus tulnud on taas. Kuidas läks sul see mäng? Kui kaart ei käi, siis armu tundes veab. See on vaid mäng, kuid juba ette tead, et jälle kaotama pead. On lihtsalt emand see, kes vaese mehe võitjaks teeb. Ja tihti põlvili on kuningas ta ees. Kuidas läks sul see mäng? Kord pöördub õnn, varsti on see päev. Siis võidad kõik ning sa peagi näed, et õige kaart on su käes. On lihtsalt emand see, kes vaese mehe võitjaks teeb. Ja tihti põlvili on kuningas ta ees. Kuidas läks sul see mäng? Kord pöördub õnn, varsti on see päev. Siis võidad kõik ning sa peagi näed, et õige kaart on su käes. Hommista taliman, talimi banana. Uudiseid koduvabariigist. Tere, siin Kuku Raadio ja Keskpäevatund. Tallinna stuudios Marek Strandberg, Ainar Ruussaar ja Priit Hõbemägi ja laulis loomulikult Ivo Linna. Enn Miller ja H. Karmo laul Kuidas läks sul see mäng ja kuidas läks sul see mäng muidugi räägib õnnemängudest ja sel nädalal on õnnemängudest enneolematult palju juttu olnud. Nimelt asi on siis selles, et näpuviga seaduses tegi 2026. aastaks veebikasiinode tegevuse maksuvabaks ja selle põhjuseks oli see, et suure kiiruga ja suure jõuga, nagu vanasti öeldi, et kui suur jõud on taga, siis läheb kana ka mesipuusse, oli vaja Riigikogust läbi suruda siis veebikasiinode tegevuse maksustamise vähendamise seaduseelnõu. Ja seda ka tehti, aga selle tohutu kiirustamisega siis ja ümberkirjutamisega jäi üks ülemäärane sõna ühte lõiku sisse ja see sõna tähendas seda, et põhimõtteliselt võivad siis need veebikasiinod maksta vähem. Tänavu see eeldatav kahju, mis siis riigile võiks olla, on umbes 22 miljonit eurot. Nüüd, kas see 22 miljonit on ka õige number, seda praegu ei oska keegi öelda, mis saamata jääb, sellepärast, et sellesse eelnõusse on sisse nii-öelda programmeeritud see, et kui veebikasiinode maksustamine on madalam, siis suurem hulk veebikasiinosid soovib ennast Eestis litsenseerida ehk saada siit tegevusluba, aga kas see ka tegelikult nii läheb ja mis tagajärjed sellel on, küll me sellest nüüd räägime. Mina püüan nüüd jaanuari keskel laupäeva lõuna ajal leida midagi positiivset kõiges selles. Positiivseid on. Esiteks on hea see, et sellest räägitakse. Nõustuge. Jah, alati on hea, kui inimesed millestki räägivad. Muidu me peaksime siin vait olema. Muidu me peaksime vait olema. Ja teiseks on hea see, et see näitab kõrgema võimukandja valitud esindajate töö kvaliteeti. Juba tunnen irooniat. See on hea. Ei, see ei ole iroonia, see näitab töö kvaliteeti selles mõttes, et kui palju nad on, me kindlasti jõuame sellest rääkida. Tähendab, võib ju öelda nii, et kelle valisite, selle saite, eks. Ja kolmandaks, me elame ikkagi päris jõukas riigis.
kui kogemata tehtud hooletusviga maksab jutumärkides 27 miljonit eurot aastas, siis see ei ole justkui suur raha, eks ju. Pool Rahvusringhäälingu eelarvest. Jah, küll Rahvusringhääling rõõmustaks, kui ta selle endale saaks. Aga tegelikult see peaks küll minema minu jutt oli nüüd irooniline, eks ole? Jaa, aga kuule, aga tegelikult spordi ja kultuuri toetamiseks siis hasartmängudest saadav raha peakski ju minema. Samas, et kui me nüüd võtame ja mis on siin nüüd välja tulnud ja kus siin on siis üks või teine välja tulnud ja öelnud, et no, et aga ometi kasutage siis ometi tehisaru selliste vigade kõrvaldamiseks ja milleks vaid, et see iseenesest näitabki seda, kuidas, loomulikult me kõik saame aru, et inimesed on ekslikud ja kõige kummalisem on see, et kuidas eksitakse süsteemselt. Ehk et midagi jääb kahe silma vahele ja mitte keegi ei märka seda, kusjuures kahe silma vahele ei jää nagu see asi, et neid oleks nagu kasiinosid oleks rohkem maksustatud, vaid vastupidi, eelnõu läbib kogu menetlusetapid ja projekti kulu sellisel moel, loomulikult kasiinoomanikud istusid vaikselt nagu kuldid rukkis. Nemad ju pidid nägema, mis seal sees on. Mitte keegi ei iitsatanud ka mitte. Pärast öeldi, ei me oleme valmis ikka makse maksma, teades, et mingit niisugust asja nagu vabatahtlik maksumaksmine seaduse puudumisel ei ole olemas. Ja kuidas see jällegi, et kuidas meie see nii-öelda ühiskondlik kamp ametnikke, poliitikuid on suuteline tekitama sellise üsna, see ei ole väike kahju, 27 miljonit, seda on ikka päris palju. Läheme selle rea läbi. Ja ma tahangi öelda mida, et iseenesest tõepoolest see kvaliteet on olematu. Ütleme niimoodi, et valijad on või ütleme, kas siis valijad, aga Reformierakond on kindlasti sellise pedandi ja tähenärijana pannud meile rahandusministriks sellise inimese, kelle puhul ju võiks öelda, et aga siin oli see koht, kus pidanuks sinu karm silm üles leidma kõik need vead, mille üle sa tänitad kogu aeg ühiskonnaga, vahel õigesti, vahel mitte, mis tähendabki seda, et ka teine märk on käes, et rahandusministri parim enne on nagu tähelepanu ja tänitamise mõttes üle saanud. Strandberg, sa oled liiga lihtne inimene. Ma olen väga lihtne inimene, joon lihtsalt kohvi ja räägin lihtsalt mikrofoni. Vaatame seda rida, kuidas valmib seaduseelnõu. Valdavalt ministeeriumites, mitte ministri hilistel öötundide öökapil kirjutatud mõtetes, selle koostavad ministeeriumi ametnikud, kes on saanud hariduse ülikoolist. Siis kiidab eelnõu heaks valitsus. Siis loevad seda komisjonid ja nende juristid. Siis läheb see fraktsioonidesse, kus on ka asjatundjad. Siis Riigikogu saali, kus on 3 lugemist. Võimalus esitada küsimusi, võimalus esitada vastuväited. Siis presidendi kantseleisse, kus juristid kontrollivad, muidugi eelkõige see tagas vastab põhiseadusele. Ja siis kuulutatakse seadus välja ja see hakkab ette nähtud ajal kehtima. Ja mida ma nüüd veel tahan öelda, on see, et minu meelest on eriliselt nõme selle seaduse vea puhul opositsiooni erakondade lärm, et millised parlamendiliikmed tuleks nüüd vastutusele võtta, vabandust, EKRE, Isamaa, Keskerakond, sotsid, teoreetiliselt, ma kordan, teoreetiliselt oleks pidanud ka selle vea avastama, sest vastupidi, poliitilise loogika mõttes niipea, kui on viga, opositsioon on märganud, et seal on mingisugune selline puuduv koma või liigne tekst ja selle tulemuseks on totaalne jama, siis on opositsioon ka vait nagu kultrokkis, las nad teevad selle paha lugu. Kui sul peaks olema õigus, siis on paha lugu. Ei, ta on Mina olen opositsioonist aru saanud, et nad ikkagi kritiseerivad seaduseelnõusid muidugi poliitilistel motiividel, aga muidugi püüavad leida sealt ka tõepoolest seda, mis võib-olla võiks olla teisiti. Iga seaduseelnõu vastab mõne huvigrupi huvidele ja ei vasta mõne huvigrupi huvidele. Viga, kus riik kaotab, oli tõenäoliselt, see on oletus, oli opositsiooni üks paremini hoitud saladus, kes lootis, et ju nad selle ära koputavad, kuna neil on nii kiire ja loomulikult koputasidki. Sa oled valel teel, ma arvan, et opositsioonil polnud õrna aimugi sellest sõnastusest. Kui on niimoodi, siis veel õudsam lugu. Ehk et iseenesest, nüüd öelda, et oi, et kui tehisaru kontrolliks kõik selle asja üle,
pagan võtaks, tehisaru on tekstiarvuti, mis võib-olla mõned loogikavead toob välja, aga sama hästi on ta suuteline sinna sisse kirjutama hoopis uusi loogikavigu, nii et see, millisel moel nii-öelda ühiskonnas nähakse, et jah, ega me olemegi siin niisugused natukene laisad ametnikud ja poliitikud aga kui tehisaru meile appi tuleb, siis me saame olla veel paremad muidusööjad. Mulle meeldis ühe poliitiku mõte, kes ütles, et tegelikult tuleks suurendada parlamendi fraktsioonides ja komisjonides lugemisoskustega inimeste arvu. See on päris huvitav mõte, eriti ajal, kui me peaksime vähendama regulatsioone ja bürokraatiat. Ja väike test, et muidu ei saa Riigikogu liikmeks, kui ei ole läbinud teatavat testi. Ma tahaks minna sammu tagasi ja rääkida natuke nendest kasiinodest. Me räägime seadusandluse probleemist ja suurejoonelisest apsust, aga mis pärast üldse see kõik siis miks meil on hetkel hirmsasti vaja siis hasartmängu online makse vähendada, mis põhjus sellel on? Kas selle põhjus on see, et Riigikogu liikmed otsisid siis palavikuliselt mingisuguseid võimalusi, et leida juurde mingeid teid, kuidas siis kultuurkapitali raha juurde hankida? Ei, kaugeltki mitte, sugugi mitte. Sellega tegelesid online kasiinode omanikud, mitte ainult omanikud, vaid ka need, kes online kasiinode litsentse vahendavad. Nüüd kirjeldades seda pilti laiemalt, et mida me siin siis näeme, et see hasartmängumaks, millest siin räägitakse, et see ei puuduta Eestit väga palju. Need online kasiinod, millest räägitakse, need ei ole Eesti omad. Ja need mängijad ei ole ka Eesti omad. Nende online kasiinode omanikud on, ma ei tea, Maltal või Küprosel, need on suured ettevõtted. Nad otsivad riike, kus saab endale online kasiino litsentsi ja sellist riiki, kus selle litsentsi saaja maksab võimalikult väikest maksu, mille nüüd siis Riigikogu neile ka korraldas. Ja seejärel hakkavad selles online kasiinos mängima jõukad vanainimesed Skandinaaviast. Ehk võiks öelda nii, et Küprose või Malta kasiino omanik võtab litsentsi, saab Eesti litsentsi ja tema kasiinos online'is hakkavad mängima siis Soome ja Rootsi jõukad vanainimesed. Ja nüüd see kasiino maksab siis hasartmängumaksu. Ja mida vähem ta maksab, seda suurem mõte on tal siin Eestis olla. Nüüd kogu selle kupatuse tagamõte on see, et kui hasartmängumaks siis nendele online kasiinodele lastakse alla võimalikult palju, siis hästi palju selliseid ettevõtteid soovib Eestis litsentsi hankida. Kes seda tahavad? Kasiinode omanikud, see on üks asi, ja teine on siis see hulk inimesi, kes on Eestis ja kes vahendavad neid litsentse. Et need ettevõtted ei saa mitte Eesti enda käest, aga nad saavad vahendajate käest. Vahendajad saavad vahendamise eest tasu. Need vahendajad olid muuhulgas siis esindatud selles lobigrupis, kes siis lobistas Tanel Teini, kes tegutses siis otseselt online kasiinode omanike huvides, aga see on see tehnika, et mida me nüüd näeme, et Eestiga on selle üldiselt vähepistmist, aga mis on selle tegevuse kõige suurem oht? Oht on selles, et online kasiinod toovad endaga kaasa väga olulise rahapesu ohu. Ja lihtsalt selgitades on see asi siis selline, et kui inimene mängib kasiinos, siis tal on kasiinos oma konto ja see on nii-öelda kasiinokonto. Seleta üks asi veel lahti, sa oled spetsialist, ma saan aru, mis asi on osavusmäng ja mis asi on õnnemäng, mis nende vahe on? Üks on see, kus sa tipid mingit klahve osavusmäng, kui sa mängid pokkerit veebis, siis see on õnnemäng. Kui sa mängid raha peale malet veebis, siis on see osavusmäng. Aga nii, ei te kumbagi, sellepärast ma küsisin. No, aga nii see on. Nii, aga siis, kuidas see rahapesu toimib? Et inimene, kes kasiinosse läheb ja hakkab seal mängima, peab endale tegema kasiinokonto. Sinna, see ei ole mitte tema pangakonto, vaid see on konto, mis paikneb kasiinos. Ja siis ta kannab sellele kontole raha. Ja selle raha eest ta siis selles online kasiinos mängib nii palju, kui tahab. Ja siis, kui ta enam ei taha, siis ta võib selle raha välja võtta. Ta võib kõik välja võtta. Ja nüüd see ongi see rahapesu oht, et kuidas need online kasiinosid kasutatakse rahapesuks. Et kui näiteks telefonipettustega hangitakse raha, siis nende või saadakse ligipääs kontodele või varastatakse krediitkaarte, siis nendelt pettustelt ja kontodelt saadud raha pannakse
kasiinokontole, siis üks petis, kes on selles samas nagu grupis, paneb selle raha kasiinokontole, läheb kasiinosse ja seal siis mängib näiteks natukene, mängib 10 eurot maha ja seejärel võtab kogu oma raha, see sinna kantud 10 000 eurot varastatud raha, võtab selle kõik välja, jättes 10 eurot kasiinosse. Ja selle tulemusena on ta 10 euro eest pesnud puhtaks 10 000 eurot. Ja see ongi nende online kasiinode nagu suurim oht, et nad võivad muutuda, kui kasiinod ei ole piisavalt tublid, et kontrollida kõike seda, mis seal juhtub. Ja mõned on väga tublid, sest nad peavad siis sellele riigile, mille litsentsi nad on andma aruandlust, aga mõned ei anna üldse mitte midagi. Eestil on väga vähe võimalusi seda kontrollida, nii et võib olla, et kaks kasiinot on väga tublid, mis annavad aruandlust ja võib-olla need kasiinod kuuluvad spetsiaalselt mingisse suuremasse gruppi, milles pestakse raha, aga keegi peab olema ka tubli, et näidata, et mitte liiga suur valvus ei oleks, aga teistes toimub selline massiivne rahapesu. See on täiesti võimalik ja niimoodi ka tehakse. Ja selles mõttes see jutt, et hurraa, me nüüd siin saame tohutult raha siis kultuurkapitalile ja spordile, see on seotud suure rahapesu ohuga ja need inimesed, kes seda asja propageerivad ja läbi viivad, peavad olema sellest teadlikud ja kui nad ei ole sellest teadlikud, siis minu kaastunne neile ja minu kaastunne Riigikogule, kes laseb läbi sellised seadused, mille sisse nad tegelikult ei näe, miks selliseid asju suure jõuga, nagu tahaks kana mesipuusse suruda, läbi pressitakse Riigikogust. Väga piinlik. Sa oled spetsialist, ma tunnustan, ma tõepoolest kasiinodest ei tea mitte midagi. Aga noh, mulle tuli selle aruteluga taas meelde, veerand 100 aasta tagune Uno Mereste idee võtta vastu seaduste arusaadavuse seaduse eelnõu. Ja muidugi kõlab uinasjutulisena, aga noh, minu meelest üha rohkem viimase 1,5 aasta jooksul oleks sellist seaduse eelnõud vaja hakata menetlema. Vaadake, eeldusel, et sinna ei teki mõni sõnaviga. Siin on ju väga lihtne põhimõte, mis kehtib, et ega keegi ei taha ju teha tööd, mis otsa saaks. Ja kui töö saab otsa, siis töö tegija järgi ju vajadus kaob ilmsel moel. Selle tõttu näib mulle on mitte ilmutatud kujul, vaid kuidagi sellisel alateadlikul kirjutamisse, vigade tegemisse peidetud moel ju kõik seaduseelnõud, mis tehakse ja seadusena vastu võetakse, üsna vastuvõtmise järgselt on kohe selge, millised asjad seal on ebaselged, ebapõhjendatud, vähem põhjendatud, segased ja siis saab hakata tegelema juba järgmise etapiga seda sama vastu võetud seadust parandama ja täiendama. Oota, kus see viga, Marek, tekib? Ministeeriumides on asjatundjad, kes valmist... Ja ma lihtsalt ütlen, et viga tekib selles, et keegi ei eesmärgista seda Uno Mereste eesmärki selgelt, et seadus peab olema arusaadav ja üheselt mõistetav. Selle tõttu seadused ei olegi arusaadavad ja selle tõttu ei ole ka seadused üheselt mõistetavad. Nii, aga nüüd on lihtne küsimus, kas on lohakus, kirjaoskamatus või teadlik tegevus? See on evolutsiooniline alateadlik tegevus. Keegi ei teadvusta seda. Tõenäoliselt ka üheski vestlusringis, mida ametnikud aeg-ajalt kusagil peavad, seda ka ilmutatud kujul ei öelda. Ja, aga justiitsminister Liisa Pakosta ütleb, et AI lahendaks probleemi. Ja see on naiivsus. See näitab veel kord, kuidas meie digiminister on pehmelt öeldes naiivne küsimuses, mida AI lahendab ja mida ta ei lahenda. AI ei lahenda selliseid küsimusi. Tegemist on algoritmiga, mis ei lahenda inimese eest mitte midagi. Ja tulemuseks on see, et vaatamata sellele, et ükskõik milline inimese tekst on alati ebatäiuslik, aga see, mida nad teevad, tekitavad vigade rohkeid ja apsakate rohkeid tekste, mida on võimalik ja tulebki pidevalt täiendada. Sellega tagatakse ametnike jätkusuutlikkus. See on õige. Kuna me siin nendest netikasiinodest oleme rääkinud ja nagu ma rääkisin, et see netikasiinod toovad kaasa rahapesu ohu ja siis ma räägiks ühe isikliku juhtumi, mis minuga just juhtus, et 15. jaanuaril oli mul sünnipäev ja hommikul kell 7:30 helises telefon ja lõbus venekeelne hääl sädistab, ütleb, et oi, teil on täna sünnipäev, palju õnne ja et teil on kingitus tulemas ja juba auto tuleb, kas olete poole tunni pärast kodus? Ma ütlen, no
ma juba sain aru ühesõnaga, et see on mingisugune kahtlane värk, ütlen, et no, et aga mis seal siis, hakkan uurima, mis seal siis on ja ei, et ei saa öelda, et see on kingitus ja kes on saatnud, öeldakse, et sugulased on selle saatnud mulle ja minagi küsin, ei tea, mis seal siis peaks olema, alguses öeldakse, ma ei tea, lõpuks öeldakse, et tort ja õhupallid. No väga tore ühesõnaga ja et hästi tore, et tänan väga, siis öeldakse, et teate, jaa, aga et seal on, et paki number on 85-30, kas jäi meelde? Ma kordan 85-30, kordan nagu tobu. Jaa, väga hea, jäi meelde. Vaadake, nüüd tuleks see kinnitada ka, see paki vastuvõtmine ja selle hetkel ilmub minu telefoni, ilmub Smart ID aken telefoni ekraanile. Ja et tehke nüüd see lahti ja siis sisestage siis oma Smart ID kood sinna sisse. Mina sain juba aru, mis värk on, kasutasin oma hea sõbra Olav Osolini välja mõeldud siis lollitamisvahendit, ütles, et jaa, et vaadake, et meie perekonnas mingit Smart ID sisestamist ilma abikaasa loata siin ei ole ja abikaasa ei ole pärast kodus. Selle peale öeldakse mulle, jaa, tead, aga just abikaasa saatiski teile selle kingituse, mille peale mina ütlesin, et vaat, abikaasa astus just uksest sisse, ma küsin temalt järgi. Ja kuna siis nagu näitamängu ei olnud nagu mõtet pikemalt jätkata, siis ma ütlesin, et neiu, et kas teil nagu tõesti häbi ei ole, et te alustate sünnipäeva hommikuti inimesel nii, et te üritate tema raha ära varastada lihtsalt ja selle peale kõne katkestati. Ja nüüd ma räägin nüüd, kuidas see on seotud nende netikasiinodega natukene. See on, nagu ma ütlesin, et kui sa saad inimeselt niimoodi raha kätte, siis see raha on vaja puhtaks pesta, et selle jäljed oleksid muutunud, see raha teekond katkeks ja selleks see raha viiakse netikasiinos siis kasiinokontole ja kui ta on sealt nagu välja võetud ühe korra, viiakse sisse ja võetakse uuesti välja ja kui ta on välja võetud, siis on see juba puhtaks pestud. See on nagu üks asi ja teine asi on see, et see Smart ID. Minule oli see ka teadmata, aga nüüd ma juba tean seda, et tegelikult kui inimese isikukood ja telefoninumber on netist leitud, siis on võimalik teha Smart ID kloon. Ja nüüd selle klooniga kui siis petisel õnnestub selle klooni jaoks saada välja petta siis need PIN-koodid, nagu minult üritati teha, siis võib sellega teha kõike. Võib võtta minu nimele laenu, võib mängida kasiinos, võib mida iganes teha tühjaks kõik minu kontod. Ja see on selle Smart ID üks nagu tõsine probleem, et sellega saab kloone teha. Ma kontrollisin järgi, vaatasin tehingutest järgi ja tõepoolest minu kontoga oli tehtud 8.23 hommikul oli tehtud üks tehing, ehk oli aktiivsus. See ei olnud minu oma, mina ei olnud seda teinud. See oligi kloonitud Smart ID poolt avatud aken. Ja nüüd on asi selles, et eestlased 2024. aastal kaotasid kelmidele kokku 42 miljonit eurot. Et need summad on väga suured. Ja Smart ID ei ole piisavalt tõhus selleks, et inimesi kaitsta sellest. Muidugi inimesed annavad ise oma need pinnid ära seda ka, aga see, et sulle luuakse kloonitud konto ja nüüd on siis, see on sel nädalal oli ka siis ERR-is oli siis selline uudis, pankade sõnul ei pruugi pettuste vastu aidata ka kõige rangemad lisakontrollid ja mina ütleksin, et see on üks nagu täielik jama, et neid saab teha tõhusamaks, neid siis Smart ID-d, aga pangad ei ole väga sellest huvitatud, et meil on praegu ainult siis LHV kasutab Smart ID turvameedet, mis nõuab kasutajatelt veel selle kontrollkoodi valimist mitme variandi seast, aga siis SEB ja Swedbank kehitavad õlgu ja ütlevad, et jaa, et no põhimõtteliselt ju võiks, aga et nagunii petetakse inimestelt siin siis neid koode välja ja me parem teeme mingi sellise variandi, et noh, vajutate nuppu küll, aga raha ei lähe kohe lahti ja siis nii-öelda aeglukk pannakse peale, et siis kui te ühel hetkel taipate, et teid on petetud, äkki te siis jõuate veel selle rahal sabast kinni. Mida ma tahaksin selle kohta öelda? Pangad peaksid olema kodanike kaitsel, mitte tegema siukest nagu leiget nägu, et no me ei tea, me nagu nii ei tee. Meie usaldame oma raha teie kätte. Teie tehke kõik, et seda raha kinni hoida, et keegi ei saaks meid petta. Ja kui see nõuab arendustööd ja nõuab natukene aega ja tehnilist tööd, siis võtke see asi ette ja tehke see asi ära. Selline suhtumine nagu selles ERR-i uudises, kus siis näiteks SEB ütleb, et noh, et kehitab põhimõtteliselt õlgu, et see ei lähe mitte kuidagi. Siinkohal väike paus.